Tere õhtust siis kõigile minu poolt, olen Arvo Kivila firmast STCI ja kuna on täna tundunud, et on väga põnevad teemad olnud ja tänu selline ajakava päris lõhk, et katsun mitte kiiremini rääkida, vähem rääkida, mõned pildid. Selleks, et selgitada, mis asi on Li-Fi või siis Li-Fi inglise keeles. Ning kuna tegemist on üsnagi tuleviku teemaga, siis kõigepealt peaks rääkima nii olevikust kui ka minevikust. Ja olevikust rääkides, et nagu oli ka täna juba siin ühes küsimusest tuli läbi, et ei ole ammendamatu loodusvarase raadiospektrum, mis meil seal kasutada on, sest et erinevaid raadiokanaleid, erinevaid raadiosideseadmeid, et eeter on tegelikult need paksult täis ja paigutil töötavad osad seadmed täiesti juba piiri peal. Ja et on liikumas küsimus siin üle maailma, et kas on tekkimas siis spektri kollaps, ehk siis, et tegelikult ei ole enam võimalik kasutada raadioseadmeid ja neid laiemalt. Kuigi sideametid ja kõik muud regulatsioonid on seda teemat hoolsalt reguleerimas, tekib neid küsimusi paraku ikkagi. Ja nüüd lähiminevikust on 2012 oli täiesti avalik info, et korraldajatel ja siis Inglise sideametil tuli rentida juba militaarkanaleid selleks, et finaalide ajal tagada vajalik side nii staadioni läheduses kui ka kogu Londoni ümbruses. Nüüd Li-Fi teemale minnes, et valgust on kasutatud siin juba väga ammusest ajast info edastamiseks, ehk siis kas lõkete või tõrvikutega või muude asjade süütamisega, ka siin mõisi on pandud põlema, et anda edasi infot. Ja teised, ka näiteks majakad on siiamaani kasutades, andmaks siis laevadele valgussignaalide abil vajalikku infot. Valguse abil siis info edastamisel jõudis Alexander Graham Bell jõudis aastal 1880 sellise huvitava leiutiseni, mille nimi on fotofon. Ehk siis ta kasutas oma leiutises helisignaali ehk siis inimkõne edastamiseks päikese kiirgust, mida siis moduleeriti seadmes ning edastati teise seadmeni, kus see siis vastavalt transformeeriti tagasi siis inimkõneks. Ja nad tegid 1880 tegid esimese esitluse, ühe maja katusel oli saatja ja tema laboratooriumis oli vastuvõtja ja vahemaa oli ületavalt 213 meetrit. Ja mis on huvitav, et see oli ka veel enne kui hakati üldse rääkima raadiosidest. Ise pidas seda küll väga jätkusuutlikuks lahenduseks, mis ta ka mõnes mõttes on olnud, sest fiiberoptilises kaablis on põhimõtteliselt selline samane siis leiutise siis algpõhimõtte kasutusel. Sama teemal on siis ka tehtud kõvasti uuringutöid ja alates 1980 on tegeletud siis Visible Light Communication uuringutega, et alustati sellega Jaapanis ja idee on, et kasutada siis nähtavat valgust, mis on üsna väike osa kogu spektrist, mis meil siin kasutada maa peal on ja mis on vahemikus siis 400–800 terahertsi. Tegemist on täiesti standardiseeritud lahendusega, ehk siis Rahvusvaheline elektri- ja elektroonikainseneride instituut on ka kirja pannud standardid nii füüsilise laine või meedia audio layeri standardi kohta. Samal ajal võeti kasutusele ka siis mõiste Li-Fi, mis on siis tegelikult seesama VLC, Visible Light Communication. Et aga kus siis saaks kõige paremini kasutada seda Li-Fi'd?
Et kui võtta nüüd aluseks, mis on selle positiivsed omadused, et see on turvaline, seda saab pealt kuulata, kuna tegemist on point-to-point connectioniga, et see ei levi läbi seinte erinevalt raadiosignaalist, mida võib ka seina tagant rahulikult pealt kuulata, siis seda saab kasutada haiglates, kus on ühel või teisel põhjusel raadiosageduste kasutamine keelatud. Seda saab kasutada isegi vee all, kuna erinevalt raadiolainetest levib valgus ka vee all. Võrreldes siis laseriga on ka tehtud laseriga infoedastus, on see ohutu, see ei kahjusta inimeste silmanägemist. Lisaks on ta ka energiasäästlik, kuna kasutatakse LED-pirne. Neid on lihtne paigaldada, ehk siis kui oleks vaja tekitada andmesidekanalit, ei pea taotlema kooskõlastusi kraavide kaevamiseks, seintele kaablite kinnitamiseks ja nii edasi. Siis distantsiks on alates 100 meetrist kuni 2 kilomeetrini, et kõige ekstreemsem mõõtmistulemus on saavutatud 40 kilomeetri pealt, kuigi sealt see oli tähendas ainult ühte pingi. Aga vahemaaga 100-200 meetrit on täiesti võimalik saavutada kiirust kuni 500 megabitti sekundis, mis on väga piisav erinevate lahenduste tegemiseks. Ja meie oleme praegu tegeleme sellega, et ühildada nüüd seda Leafit linnaruumist ja kasutada seda siis koos targa tänavavalgustusega. Ehk siis selle Leafi integreerimine erinevate kas LED-juhtimismoodulitega või siis kõikide teiste lisaseadmetega, mille kasutamiseks on vaja kas aeglast, kiiret või väga kiiret internetti. Ja me oleme kohe alguses, on meie tiimiga liitunud nii linnaplaneerija Ülar Mark kui ka siis Eesti üks tuntumaid valgustidisainerid Tarmo Luis. Ja peamegi seda väga oluliseks, et mitte keskenduda ainult tehnoloogiale, vaid ka kohe alguses mõelda disainile ja linna planeerimisele, ehk siis kui omavalitsus ei taha ainult tehnoloogiat, vaid ta tahab ka teada, kuidas see visuaalselt soovib linnapilti. Kuna seda valgustite juurde siis neid Leafi saatleid vastuvõtteid on võimalik paigaldada ka silmusvõrguna, ehk siis mesh network, siis tagab see ka turvalise andmesideühenduse, ehk siis kui kahe lambi vahel mingil põhjusel ühendus katkeb, on võimalik seda infot suunata edasi läbi teiste lampide juures olevate saatajate ja vastuvõtjate. Siis tehnoloogilised võimalused on võimalik kasutada seda kiiret Leafi ühendust siis Wi-Fi ruuterite ühenduskanalina, ehk siis saab Wi-Fi hotspotte tekitada, kas nüüd linna Wi-Fi või siis mingite teiste lahenduste puhul. Üks teema, millest on ka palju räägitud, on see, et kuna mobiilioperaatorid on samamoodi hädas oma võrgu laiendamisega, kuna ka nende võrgud on tihtipeale ülekoormatud, siis ka võrgu laiendamiseks on üks võimalus kasutada nüüd suuremaid base-station'id baasjaamu, mis aga võivad omavahel tekitada peegeldusi ja muid häireid, et oleks mugav kasutada selliseid väikseid pikotcell-tüüpi. Aga nende pikotcellide paigaldamiseks on samuti jälle vaja hakata optilist kaablit vedama, kooskõlastused jälle kaevamist ja nii edasi, et põhimõtteliselt oleks võimalik kasutada siis neid samu laternaposte selleks, et esiteks tuleb sinna Leafi kaudu kiire ühendus ja teiseks saab sinna sama laternaposti otsa ka paigaldada selle väikese GSM-saate. Kiirus on piisav ka turvakaamerate
kasutamiseks ja nende paigaldamiseks ja nende info edastamiseks. Elektroonilised reklaamtahvlid, liiklusinfo kogumine, liiklusinfo edastamine, liikluse reguleerimine, fooride juhtimine, samuti on elektrisõidukite laadimise, siis selle juhtimise ja maksustamise osa liitmine ja samuti ka keskkonna monitooring, ehk siis pidevalt koguda andmeid ümbritseva keskkonna kohta ja edastada. Ja veel võimalusi, et on siin räägitud, et kuna ka autotuledes kasutatakse aina rohkem, samuti LED-pirne on võimalik ka panna autod omavahel suhtlema, et siis esimene auto pidurdades saab öelda ka järgmisele autole, et nüüd hakkame pidurdama. Samamoodi võivad autoga suhelda ka liiklusmärkidega, mis on tee ääres. Siis peetakse oluliseks, et seda on võimalik kasutada ka lennukis, ehk siis lennukis tekitada põhimõtteliselt mitte siis Wi-Fi hotspotid, vaid Wi-Fi. Siis, mida ma ka enne juba mainisin, haiglad, siis edasi vee all ja neid võimalusi on palju ja palju. Ja nüüd oligi küsimus, et väga palju on räägitud ka sellest, et kuna on maailmas juba miljoneid ja miljoneid LED-lampe on paigaldatud, kas kõik LED-lambid võiksid siis muutuda siis Wi-Fi hotspotideks, siis tänase seisuga on niimoodi, et seda infot on küll võimalik edastada ruumides laes paiknevate LED-lampidega, aga neid vastuvõtteid seadmeid, et suudaks seda vastu võtta tahvelarvuti või telefon, et see võtab ilmselt küll väga kaua aega enne kui massidesse läheb. Ja seega ongi, et mina näen praegu küll, et see on võimalik tekitada kiired andmesidekanaleid, mis omakorda siis hoopiski toetavad Wi-Fi levikut. Ja see oligi väga kiire vastus ka seal.